Tere hommikut! Tere hommikut! Tere hommikut! Kuidas meil läheb? Väga hästi läheb, vaatame, kas auto uksed panime lukku, ma ei mäleta enam. Aga oleme laeva peal, suundume Soome Rugale esimesse lumelaevrisse siis sel hooajal. Siin järgi hommikusöök ja siis juba Helsingist Rugale. Ja. Nii et lähen vaatame, mis hommikuks süüa pakutakse. Magustoiduks pannkoogid peiperiga? Jah. Ja nüüd tuleb veel vahtrasirupit ka peale panna. Siis on Peekonile? Mõlemale. Siis on vaidse hea, et vahtrasirup on siin. Jou! Ja kõht on väga täis. Ilmselgelt sõin liiga palju. Aga no, meil on ka pikk tee autoga ees, nii et kulub ära. Jah. Nüüd Helsingist välja ja sadamast välja. Jah. Ja siis Helsingist välja ja siis Ruga poole. Kohal. Ootad lumele minekut? Ikka. Ainuke probleem on selles, et ilmateada näitab, et siin ilm on soe ja sajab vihma, et olud väga talvised ei ole. Et eks me homme mäel näeme täpsemalt, miks need olud on siis. Aga nüüd siis teeme väike õhtusöök. Ja siis magama ja homme mäele. Nii et näe varsti. Hommik. Miks me nüüd mõned päevad mäele lähe? Sest aeg on mõned kohtuistungid jälle pidada ja lõpuks siis on mul võimaluse ütlusi anda. Et sa andsid, kuidas oli? Täitsa okei oli, aga natuke narveerisin. Narveerisid, miks? Ma arvan, et oli natuke teistsugune keskkond kui muidu on ja aga kuidas sul närvidega on? Ei, ma arvan, et on hästi närvidega. Et tunne on siuke, nagu annaks mingit suuremat sorti eksamit. Aga kuna sa teed seda enda elust, siis sa tead nagu kõiki vastuseid, nii et selles mõttes on üsna lihtne. Aga jah, mõned päevad nüüd kodus ja siis varsti jälle mäele. Kuidas tänane istung läks? Ma arvan, et tean vähem. Et sa võtsid ju ka osa, nii et kus läks siis? Ma arvan, et läks täitsa hästi, et said rahulikult räägitud ja ei tundnud, et väga narveeriksid. Ma arvan ka, et ei midagi keerulist. Kusjuures võib-olla isegi oleks tahtnud rohkem rääkida. Mitte võib-olla vaid kindlasti, aga segati vahele just vastaspoole poolt. Et see on nagu küsimus, et kas me nagu selgitame tõde siin või püüame lihtsalt mingit positsiooni, välja mõeldud positsiooni kaitsta, nii et jah, aga ma arvan, et täitsa hästi. Hommik. Mäel? Jah. Lõpuks on esimene nii-öelda talveilm võib öelda, et kahurdavad lund ja on ka miinuskraadid, et siiani on olnud üsna vihmane ja parine, et trenni väga palju teha ei ole saanud, et hüpped on väiksemad, kui nad tavaliselt on ja eks maandamised on ka hästi aukus ja pehmed olnud, et eks vihm tegi oma töö, aga lõpuks talvetunne.
kuidas hüpped tulevad? Mõni hüpe tuleb paremini, et esimene tagasipööre tuli ilusti, nüüd paar tükki ei ole tulnud, et küll õhust tunnen, et ilusti nagu saan tagasi, aga kuna nad kahurdavad, siis kõik siin on siuke valge hallikas, et maandumist on raske näha, et kaugele sa lähed ja kaugel maandumine on, et siis viimased jah, olen edasi keeranud, et ei ole tagasi saanud nii hästi. Aga siis proovime õhtu uuesti. Õhtu peaks parem nägemine olema, nii et proovime õhtul. Mõtlesime, et proovime seekord vlogis midagi uut. Jah, et mõtlesime, et kommenteerime hiljem tagantjärgi siis laagris toimunut. Et siin on meil siis esimene normaalne treeningpäev, kus sai tegelikult ka Rugal trenni teha, et muidu olid tingimused üsna kehvad. Ja alustasime bringbackiga ehk tagasipöördega. Et esimene kord tuli hästi välja, aga sealt edasi kuidagi ei tahtnud alguses tulla. Ja see ehmatas tegelikult ikka päris ära, ma ütleks, et maandumispadjal tuli päris hästi, aga siis me mõtlesimegi, et prooviks äkki selges alguses tagasi pöörda, et see on natuke lihtsam. Ja need tulid tegelikult, need tulid päris hästi. Ja sealt kuidagi sain vist selle nõksu kätte, kuidas seda tagasipööret teha ja siis hakkas otse ka tulema. Aga no ikkagi maandumised ja haarded olid mitte väga head, et eks siuke pigem oli kerge šokk ikka. Jah, et maandumispadjal tulid üsna hästi, aga nüüd saab krääbidega tööd teha ja lihvida neid, et bringback tundub, et võiks lukus olla. No iseenesest küll jah, aga just see, et võistlustel see oleks ka nagu punktide vääriline. Ja. Aga kuna oli meil üsna kiire, siis ega seal ei oldki, teadsime, et see on põhimõtteliselt ainukene treeningpäev 3 nädala jooksul, et Stubai maailmakarika jaoks oligi, et kas siis ruttu bringback ja siis selges mõned kahekordsed, et võistlusel oleks trikke, mida teha. Oleks mida teha jah, et õnneks selges tulid üsna hästi, võiks öelda. Ma arvan ka, jah. Et ei ole väga põhjust hetkel vähemalt muretseda. Jah. Uus päev, et tundub, et saame ühe treeningpäeva veel. Jah, et algus lubas, et täna saab vihma, aga paistab, et ilm on külmemaks läinud ja tuleb hoopis lund, nii et ongi üks treeningpäev veel ja läheb siin vähe talvisemaks. Jah, et siin meil tõesti vedas, et kui me eelne päev mõtlesime, et ongi ainult 3 nädala jooksul üks treeningpäev, siis jah, saime ühe päeva pikendust. Jah, et küll oli väga pehme, et vihma ei sadanud, aga lörtsi ja ega maandumine ka väga ei kestnud, aga saime teha. Et siin ka ikka keskendusime natuke bringbackile. Mis tulid päris hästi juba, ma ütleks. Võrreldes eelmise päevaga. Võrreldes eelmise päevaga tuli jah paremini. See on kahju, et 3 nädala jooksul ainult 2 treeningpäeva, ja muidugi maandumine. Et jah, selges oli vahepeal päris raske sinna maandumisse maanduda, et ta oli hästi aukus. No, ma ikkagi olin nagu algus pisut mures ka, et maandumine oli, pisut aukus on võib-olla väga tagasihoidlikult öeldud, et sellist maandumist ma näinelt ei näinud ja teades, et on vaja selges maanduda aga ei tea, sa tundusid, et siin nii palju see vist ei häirinud kui mind. Eks ta natuke ebameeldiv ikka on, et ongi see, et sa vahetavahel maandud kuskile mõtleks auku ja siis sul jääb näiteks suusakant kinni, siis on üsna lihtne külg maha panna. Et eks ta natuke siuke proovisid ellu jääda või püsti jääda. Aga arvestades maandumist või maandumise ma ei tea olukorda. Jah, siis õnnestus ikkagi päris hästi sul see ajal. Ütleks jah, et küll vist ma panin küll ainult ühe korra, aga jah, läks maandumisega hästi. Aga vähemalt saime jälle ühe päeva juurde, et kas 1 päev või 2 päeva, nii et topelt rohkem treeningpäevi, ma ütleks, et rõõm oli tegelikult suur. Rõõm oli suur, kui saime hüpata. Peekon ja pannikoogid. Lemmiktoit. Tagasi alguses. No küll on laager lõpp, aga peaaegu. Kuidas laager läks? Paar nädalat laager. Selles läks väga hästi, et saime 2 päeva trenni teha, et jah. Mis 2? Kuna ilmaolud ei olnud just kõige paremad, et esimesed
terve osa laevist võiks öelda, et sadas vihma ja oli soe, et maandumised olid pehmes ja maandumised puudusid viisakalt öeldes. jah, et aukus väga keeruline maanduda. Et nendel viimasel 2 päeval saime natuke teha, et mõned tagasipöörded, mis tagasipöörded õnnestusid, aga puhtus ja haarded võiks natuke paremad olla. Aga jah, nüüd sõidame koju, siis paar päeva kodus ja siis Austriasse pargisõidu MK-etapile. Nii et loodan, et teile see vlog meeldis ja näeme järgmises. Peace! Kuidas maitseb? Suu täis ja räägid, jah.